Ilusat kesknädalat, head meestepäeva meestele. Ma tean, et minu kanalit jälgivad ka mõned mehed, see on nii tore. Nädala keskpaiga sõnum tahan sulle läbi tuua. Ma just olin joogamatil, tegin endale reikit ja tegin endale heliteraapiat. Ja mul tuli läbi selline üks hästi lihtne sõnum, ma tahan seda sinuga ka jagada. See tundus mulle alguses natukene liiga selline roosamannalik ja sihuke liiga pinnapealne. Aga samas, kui hakata seda enda jaoks mõtestama ja minna sügavamale, siis tegelikult sellel on väga, väga sügav tasand ja saab minna väga erinevate kihtide ja tahkudeni. Tegelesin oma südame tasandiga, sest ma olen viimasel ajal tajunud, et ma olen hästi palju ennast tuimestanud, et mitte tunda emotsioone sügavalt. Ja eks see on mingi kaitsemehhanism, millega ma tegelen, ühesõnaga. Ja mulle tuli läbi selline sõnum, et sa ei saa südant avada enne, kui sa ei hakka usaldama. Ja siis ma mõtlesin, et see on kuidagi nii lihtsakoeline ja naeruväärne sõnum, et kogu aeg see usalduse teema tuleb ülesse. Aga tegelikult mu süda ei saa avaneda, kui ma ei usalda seda valu. Kui ma ei hakka usaldama seda valu, mis tuleb üles protsessis, kui sa oled endaga teinud varjutööd või kui sa oled üldse, kui sa kõik oleme elus kogenud valu, eks ole, ja me kõik tahame seda valu kohe tõrjuda, me tahame selle eest ära põgeneda, me hakkame otsima erinevaid väljapääse, kes haarab alkoholipudeli, kes jookseb kuskile seltskonda müra sisse, et ei peaks olema iseendaga üksi. Meil kõigil on mingisugused erinevad mehhanismid, mõni hakkab scrollima, eks ole, erinevaid videosid TikTokis, Instagramis vaatama, et me kohe otsime mingisuguse asendustegevuse, et me peaks selle valu peale mõtlema ega seda tundma, sest kes seda valu ikka tunda tahab, on ju, mitte keegi. Ja siis ma mõtlesin, et see valu usaldamine on kõige suurem võti, et esiteks jõuda tuumani ja näha seda valu teise nurga alt, et see ei tule mind kunagi murdma, see tuleb mulle näitama, kus ma veel ei oma väge, kus ma olen veel mõjutatav, kus ma olen veel ümber lükatav ja kus mul ei ole seda stabiilsust ja enesekindlust. Ehk siis usalda seda valu, mida sa koged, luba tal rääkida, luba tal näidata, võtad oma südamesse vastu, et läbi selle valu saaks süda avaneda täiesti uuele tasandile. Ja sellest valust kasvab sinu tugevus ja sinu valgus ja sinu potentsiaal. Ehk siis usalda seda, kus sa praegu oled, usalda seda protsessi, võta vastu. Ära muutu passiivseks, ära kuku ohvri rolli. Aga võta vastu. Ja võta kogu see olukord vastu justkui nagu õpilane. Mida mul on sellest õppida? Näidake mulle, mida mul on sellest õppida, mida ma saan siin teha, mida ma saan paremini teha, kuidas ma saan ennast siin aidata, et saaks toimuda tervenemine. Et nii, aga ma tõmban siin ka sõnumikaardi, vaata, mis need kaardid meile siia hetkesse räägivad, mis on öelda tahavad. Nädala keskpaiga sõnum. See tahab siin olla teistpidi. Sügavad ühendused. Sügavad ühendused, väga huvitav. See on seotud... kuidas ma ütlen, spirit animal eesti keeles. Ei tule praegu meelde. Ma saan aru, mida see tähendab, kuidas seda öelda eesti keeles. Hingeloomad on äkki õige sõnastus. Nõnda. Ühesõnaga, see kaart siin räägib, et see hingeloomadega ühendus on hästi oluline, aga samas, kui tuua ka teisele tasandile, et sügavad ühendused oma lähedastega
sind ümbritsevate inimestega, kas su elus on üldse sellist inimest, kellega sügavat ühendust luua ja lubamine selle inimese tulekut enda ellu. Üsna tihti me ei lubagi ise tulla sellistel inimestel enda ellu, sest meil puudub usaldus. Jälle tahab sinna usalduse poole minna. Et meil ei ole usaldust iseenda vastu, meil on usaldus kadunud ära välismaailma vastu ja isegi kui meie teele tulevad inimesed, siis automaatselt on see, et nope, ma olen saanud varem haiget, ma ei usalda sind. Aga esiteks, kas me saame sellele uuele inimesele panna vastutust selle valu eest, mida sina minevikus oled kogenud, mida sa oled kogenud läbi teise inimese, mida see teine inimene sulle teinud on. Kas see uus inimene vastutab selle valu eest? On esimene küsimus. Teine mitte küsimus, vaid võib-olla selline märkamine on see, et meie mentaalitasand suhtub reaalsusesse mineviku põhjal. Meie mentaalitasand on enamustel inimestel juhtpositsioonil ja seda reaalsust, mis ta praegu kogeb, kuidas ta seda reaalsust tõlgendab sulle ja kuidas ta reaalsust vastu võtab, on mineviku kogemuse põhjal. Kas seda mineviku kogemust saab rakendada siia reaalsusesse ja tulevikku? See on järgmine küsimus, on ju. Et kas see mentaalitasand, need sinu mõtted siin peas alati räägivad sulle tõtt või on need lihtsalt mineviku peegeldus? Ühesõnaga, see siin vihjab ka hingesugulus sidemetele ja sellele, et esiteks hingesugulus sidemed järjest rohkem meie reaalsuses, meie tänapäevas on loomas, sest inimesed tegelevad oma hingetasandiga ja see avab võimaluse luua hingesugulussuhteid. Ja teiseks, see kaart näitab ka seda, et see hingesugulussuhe, see tasand on tulemas. Ole sellele avatud. Ava oma süda, eks ole, see sõnum, mis mul joogamatil täna hommikul läbi tuli. Et ava oma süda läbi usalduse, läbi selle, et sa usaldad valu, sa võtad selle hingevalu, mis sinus on, võtad vastu. Sa ei proovi seda ümber veenda, sa ei proovi seda maskeerida, sa ei proovi seda lohutada. Sa võtad seda nii nagu on ja teed sellega rahu. See avab südames uue tasandi, mis avab tasandi ja potentsiaali selle jaoks, et tõeline hingesugulusside saab sinu ellu tulla. Ja hingesugulus alati ei ole romantiline tasand, see on väga sügav sõprus, see on väga sügav side, see muidugi võib olla romantiline tasand ka, aga ei ole ainult romantiline tasand, sellel on tahke veel ja veel. Nii, mida räägivad hetkesõnumina tarokaardikesed? Nii, pentaaklite kuningas on väga sellise stabiilse, turvalise energiaga kaart. Näed, mulle siin mehed tulevad. Hästi selline mõnus tasakaalukas energia ja kasvab, see energia kasvab. Näed, tulevad juba 3. kuningas siia. Kas mul siin 4. kuningas on ka nähtav? Ei ole. Ühesõnaga, mis need energiat siin praegu räägivad ja näidata tahavad. Mis mul kohe siin silma hakkab, on see, et ikka see südame teema, hästi palju oled endast ära andnud kuskile valesse kohta, nii nagu ka nädala sõnum ütles. Mis on sind viinud endaga sellisesse kohta, et sa oled ennast hästi kinni pannud ja sulgenud. Ja tegelikult, kui me ennast sulgeme, siis me sulgeme ennast ka iseenda eest, et meil puudub ka ligipääs iseenda sügavustesse, iseenda väärtusesse, tegeliku väärtusesse. Ja see sulgumise energia siin näitab ennast, aga
tuleb siia alguses see tasakaal maanduse, maise materiaalsuse ja oma emotsionaalse poole vahel. Nende vahel on ilusasti karikate äss ka, mis sümboliseerib seda heaolu ja külluse tunnet, et karikas on nii täis, et see isegi ajab üle ja mitte halvas mõttes on ju, vaid see sinu headuse karikas, mille najalt sa tahad jagada, mille najalt sa tahad ennast maailmale näidata. Et sa ei näita oma tühja tassi, vaid sa näitad, et su tass on täis ja sa oled suuteline oma tassist jagama, aga tasakaalu pealt, mitte selle pealt, et sa jagad igaks juhuks oma mingisuguste valukohtade pealt. Ma olen sellest enne ka rääkinud, on ju, et aitamisel ja aitamisel on vahe. Et kas sa aitad selleks, et sa tunned, et see on sinu võimuses, et sa tunned, et me kõik oleme üks ja sa aitad tasakaalu pealt või sa saad oma alateadvusest kätte selle tõelise juurpõhjuse, miks sa tõttad inimesi aitama, sest see on mingisugune hirm, et äkki sind ei väärtustata piisavalt või kui ma ei aita, siis arvatakse minust ma ei tea mida ja ma aitan teisi hästi palju sellepärast, et ma olen ise olnud ilma abita. Et need on kõik nagu sellised haavakäitumised, mis ei loo tegelikult tasakaalus energiat, mis hoiab siin sellises karmalõksus. Et aitama tuleb minna alati siis, kui see on selle tasandi pealt, et sa oled iseendaga tasakaalus. Muidugi siin on seda halli ala väga palju, on ju, et alati ei saa ligimest jätta appi, aga kui see siin juba läheb selliseks üleandmiseks ja iseenda salgamiseks, siis tuleks väga kaalukalt suhtuda sellesse ja väga teadlikult. Et selline mõnus tasakaalu energia, tegelikult selle rea peale tuli ka müntide 9, mis näitab, et sinus on piisavalt tegelikult, et anda iseendale ja anda endast ka välja. See on selline luksusliku energiaga kaart, et tule vaata, kui palju viinamarju mul on. Ma olen neid viinamarju kasvatanud hoole ja armastusega väga pikalt. Ma nüüd olen valmis neid ka sinule andma, sinuga jagama. Need on nii maitsvad, need on nii küpsed. Ja ära unusta neid viinamarju endale anda. Esmalt iseennast nende küpsete viinamarjadega toita, on ju, et saaks tekkida selline sisemine tasakaal sinus. Et ka sinu sisemine mina on saanud märkamist ja see aitab sul luua tasakaalu. Suunavad kaardid minema natukene veel sügavamale. See preestrinnakaart näitab mingisuguse sügavate teemade ülestulekut siin. Just kui nagu võit on peaaegu sinu, aga see üks nüanss seal sügaval peidus. See on vaja veel kätte saada. Selleks on vaja lahti teha oma südamekene, et ei oleks siin südame peal seda punast risti, vaid oleks roheline tuli iseendale. Võib minna, see on ohutu, võib näidata, võib jagada, võib kogeda seda, mis sinu südames toimub. Ja mulle tohutult meeldib, et siin kõige viimane kaart, mis ma tõmbasin, on maailmakaart. Maailmakaart alati tõmbab nagu sellise kasvutsükli kokku. Natukene resoneerub selle müntide 9 energiaga ka, et need küpsed viljad on valmis. Nüüd on aeg teistega jagada, endaga maitsta, kui magusad viljad sul on. Et sa oled kogunud mingisugust väärtust, kogemusi, elutarkust piisavalt ja sa oled valmis. Sa oled valmis, et astuda see samm või teha midagi või näidata ennast maailmale. Maailmakaart, eks ole, tahab, et sa näitaksid ennast maailmale. Mis iganes viisil see praegu sinuga resoneerub. Näita ennast maailmale ja julge teha seda läbi südame, läbi oma haavatuse, läbi oma armastuse, läbi oma valude. On ju, läbi oma valude omaks võtmise, mitte sa ei tõrju ja ei teeskle, aga sa julged olla õrn ja haavatav.
ja näidata oma tegelikku seda südameõrnust ja südameõrnus tegelikult on tugevus. Ehk siis näita oma südame väärtust, näita seda armastust, mis sinu südames on, maailm vajab seda tohutult. Maailm on sellises armastuse näljas, et see on kurb. Ja me kõik ootame, et seda armastust hakkaks kuskilt tulema, aga kust see armastus saab tulema hakata, kui me kõik ootame? Mitte keegi ei tee mitte midagi, on ju. Ise tuleb astuda see esimene samm, hakata kehastuma armastust, seda näitama ja tasahilju hakkab maailm vastu ka peegeldama. Selline sõnum siis seekord, kui kõnetas, mul on hea meel, kui resoneerus, võta omaks, kui ei resoneerunud, liigu edasi nagu ikka. Ole tubli, mõnusat nädala jätku sulle ja tšau!